milleskist puudust ei olnud. Kuid siis ühel päeval hakkas meest vaevama mõte, et miks naine küll naeratab. Ja ta ei saanudki enne asu, kui tapnud naise ära, kiskunud naise naha seljast ning roninud ise naise asemele. Tal hakkas naise naas olemine nii väga meeldima, et ta jäigi sinna. Keegi ei teadnud, kuhu mees küll kadus ega saanudki teada. Kord ammu aega tagasi käinud surematu Kašei mööda maad ja ilma ringi ning tapnud inimesi. Tapnud kõiki nii mehi, naisi, lapsi kui rauku. Nii kui inimest nägi, tapnud kohe ära. Ainus esimestele rõõmu tegi, oligi tapmine. Niisiis ühel päeval, kui ta oli juba pooleli ilmalootsa peale teinud ja ta tappis muudku edasi, siis ta otsustas ka ülejäänud ilmalootsa peale teha. Ning lõpuks, kui ei olnudki enam kedagi, keda tappa, otsustas Kašei enese ära tappa, et ta oleks natukenegi huvitavam. Kuid kuna Kašei oli surematu, siis ei saanud ta seda teha ning ta needis iga oma ülejäänud päeva. Miks ei oleks ta võinud lasta neid kauan iinata? Sina võtad? Ei, ma ei tea, ei. Räägi. Okei. Ühe ööl jooksunud Sherlock Holmes ja doktor Watson kõrilike Jacki eest peitu. Ja kuna nad jooksid peitu, siis nad mõtlesid joosta puu otsa. Vabandus, ma eksisin uksega. Vabandus. Sherlock ütles Watsonile, et kui me eelmine kord mina olin üles puu otsa ja sina jää. Mis te vaatate nii niimoodi? Ei midagi. Räägi edasi. Siis ütles Holmes Watsonile, et kui me eelmine kord kõrilike Jacki eest peitu pugesime, olid sina puu otsas. Nüüd on sinu kord surma saada. Et siis tuligi kõrilike Jack ja nägi, et Holmes on puu all. Nii. Mis siin toimub? Kelle nali see on? Sinu? Mida? On see sinu nali? Ei, minu nali see ei ole. Kelle siis? Sinu? Ei. Sinu? Ei ole. No aga mis nali see on? Saate aru? Ma saan naljast aru ju. Ma teen vahepeal ise ka nalja, aga on asju, mille ei naerda lihtsalt, onju. See siin on just nendest. Mul hakkab siin koosolek, onju. Juba hakkaski. Ma hommikul nägin sellist und, mis ei lasknud mul magada. Vähkasin küljed küljele ja uni ise oli kuidagi imelik ka, no ei mäleta ka, onju, mis vahet sellel on. Ja saad aru, enne hommikul jäin siis magama, panin kellaleppi une kinni ja siis, kui ma üks hetk ehmatades ärkisin, ma sain kohe aru, et ma olen hiljaks jäänud. Nüüd siis koosoleku päeval, mul on aruanne ette valmistus, ma teadsin kuhu, kuidas tulla ja tulen korraks sisse, tulen uuesti. Kapist. Mis kapist? Läbi meie kapi. Mina ei tule läbi kapi. Mis te panete kapi minu ukse taha? Lõigas pole vaja teiste kapist läbi tulnud. Mina ei tulegi läbi kapi. No tulite, me kõik nägime, kuidas tulite ju. Nägime jaa. Tulite. Mina tulin oma kontorisse. Ja, seda räägite te kõik. Meie pole teid siia kutsunud. No ma esimest korda näen teid. Mida te räägite, inimesed? Mul on ukse taha silt minu nimega. Tule sisse, mul oli siin kirjutuslaud, ümbrikud, klammerdajad, asjad. Ja kes teie olete, kes tulite koosolekule või? Ei tulnud. Mis te istute siin siis? Kes te olete? Elvis. Elvis Presley. Kõik kolm. No mina ei tea, kuidas teistega on, aga mina olen Elvis. Tema on Elvis. Hakkab pihta, jah. Kuulge, ma ei saa nüüd aru, mis siin toimub, aga Elvis on ju surnud.
Ma ei jõua seda kuulata surnud, no ei ole ju, kui ma siin olen. Mida sa mees endast õige arvad? Miks ma ei või arvata? Ja arva sina ka, kui tahad. No mis ma enam arvan, kui ta oma arvamusega ees laiutab? Mina olen, mul polegi enam midagi arvata ju. No ma ei tea, mina näiteks olen. Ja ma olin juba varem, kui mõni teine meist siin. Nüüd olen ma viimane või? Ei, no kas just viimane? Ei, seda ma ei tea. Aga vaata, mina olen Elis. Ole, kes te olete? Kuule, te võite samuti Elis olla. Mina. Rohkem. Kuule, mul pole aega, mul hakkab aruand, või tähendab koosolek. Ma pean aruande esitama. Sa oled Elis või? Jah. Sina. Sina. Ma arvan, et teil pole vaja siin väga palju midagi arvata, sest me teame, kui te ise teate väga hästi, kes te tegelikult olete, härra. Kurat, mis sul viga on? No palun vabandust, ma ei tea. Aitäh, palun. Mul hakkab koosolek ja kui te nüüd ise ei tulnud koosolekul, ma arvan, et palun minge ära või teisel juhul ma hakkan pihta. Kas see olid teie? Jah. Seda ma arvasin. Palun anna mulle andeks, ma ei tea, kuidas ma äkki, ma lihtsalt krutisin ennast jälle üles ja ma ei saa nii aru, kui ma hakkan ennast üles kruttima ja siis ma krutin ja krutin, siis ma rikun jälle midagi ära ja ma tean, et ma ju peaksin lõpetama, aga palun anna mulle andeks. Pole midagi. On küll, ma olen lihtsalt kade, kuidas sa suudad olla sina. Kas sa oled täpselt sama palju kui mina? Aga jälle mitte, ma ei saa isegi vabandada, sest et see, kuidas sa oled, on lihtsalt vaimustav. Anna mulle andeks, et ma kadestan sind. Jäta nüüd, mis sa? Kas sa peaks veel korda? Ei, see ei kordu, ma luban. Ma ei tea, kas ma suudan ennast tagasi hoida, aga ma luban. Tere. Lõpuks olete, ma juba arvasin, et hakkame pihta. Millega pihta? Koosolekuga. Mina teen aruande, teie kirjutate ja... Mina kirjutan. Jah, nagu alati olete kirjutanud. Te olete ju mu sekretär. Jaa, ei, teid ma tunnen muidugi. Aga räägi, miks siin kõik nii on ju? Kus teised on? Kes teised? Okei, alustame ilma nendeta. Ma tegelikult hakkasin pihta, sest et ma ei jõuagi kuhugi. Vabandust, oled vist kohaga eksinud. Ma ajasin kogu aeg koosolekut pidama. Siin olete kindel. Ja, mul oli kirjutuslaud, ümbrikud, telefon, auguraud. Vabandage, see siin ei ole teie kontor. Ei ole. Ei, mida te räägite? Teie nii samuti. Mul on ukse taga siit minu nimega. Millis uks, kuidas te sisse saite? Läbi kapp. Läbi. Ma oma uksest tulin. Oma uksest. Siin. Ma räägin, mul on... Enne oli seal uks. Te nägite, kuidas ma läbi ukse tulin? Ei, mina küll midagi taolist ei näinud. Te pidite nägema, kuidas ma läbi ukse tulin. Ma tulin! Ega ikka ei tulnud küll, see ka isegi meelde ju. Mida te räägite? Üks kord jääd hiljaks. Kõik on kohe siin, teised muudkui keegi hiline. Ja pole mitte midagi. Ma ütlesin, üks päev hiline. Ja nüüd kõik segi. See on Elvis Presley majamuuseum. Juba 32 aastat ja see on tema magamistuba alati olnud. Ja mina olen selle muuseumi juhataja. Tere, kes teie olete? Mina olen osakonna juhataja. Sest, nagu ma enne rääkisin, mul oli telefon ümbrikud. Telefon, ma helistasin. Kellele? Hetkel ma nimesid ma ei mäleta, aga... Aga mis on teie nimi? Mina. Te ei tea mu nime? Ei tea. Kõik teavad. Küsige, kelle tahes, öelge. Mina isiklikult teid ei tunne ja ka teie nägu pole tuttav, aga sina? Midagi nagu oleks. Ei, nime ma muidugi ei tea, sest nimed jäävad mulle väga halvasti meelde, seest nägusi ja lõhna mäletan ma väga hästi. Tohib ma nuusutan neid? Jah. Midagi nagu oleks. Ei, nime muidugi ei tea, sest nimed jäävad mulle väga halvasti meelde. Aga ma olen neid kuskil ajalehes näinud, aga millises, seda ma ei tea, sest ma loen suhteliselt palju. Aga sina?
ei tea, ei. Aga kas teil midagi rohkem ei ole? Taskuletti. Mis see on? Juuksevahis. Slips on juukseraha. Elvi siis, mina ise kasutan. Aga võib-olla sa pead nimi? Ei, ma ei kasuta mingit asja, ei. Aga tehke seda. Andre! Ei tee! See võib ohtlik olla. Kuna juuksevaha ei ole Kuule, kui sa ei tea, siis pane suu kinni. Jätke, tehke suvalise lahti. Kasutatud. Ei, ma ei kasuta seda. Kus te teate? Miks ei? Midagi ei mäleta, tähendab, ma pähe määrin seda endale. Aga võib-olla leidub teile veel midagi. Ei ole. Aga ettekanne, millest pidite siin ettekannet pidama? Seda ka ei mäleta. Mitte midagi ei mäleta. Hästi, kodanik, seniks kui teile teie nimi veel tuleb, paneme teile nimeks kodanik Slips. Ma ei taha mingi juuksevaha. Aga midagi muud teil ju ei ole. See on väga hea, et te niimoodi tulite. Te teate, kes ma olen nüüd? No ma ju ise kutsusin teid. Teie kutsusite. Jah, sest see ei saa ju niimoodi edasi kesta. Aga et te niimoodi tulete, no seda ma küll ei tea. Kõik jäid uskuma. Issand jumal, ma alguses mõtlesin ka, et ei mäletagi, mida te ei olegi teie, aga näitleja. Ma ei mäletagi midagi. Ei, te võite kuulda rääkida. Siin oleme ainult meie. Öelge, kui te mind kutsusite, te peate mu nime ka teadma. Ei, eks sellist asja tuleks pole meil nimesid teada. Mis te rääkige vene kõik? Rääkides sellest, oodake. Siin on nende ümbriknimed ja pildid. Täpselt nagu kokku leppisime. Ei, ma ei ole midagi kokku leppinud. Muidugi ole. Ei, mis te teete? Te lihtsalt ei mäleta seda. Aga sellest pole midagi. Ma ütlen teile meelde tuletada ja te aitate mind. Oleme kokku leppinud, jah? Jah. Just. Andke mulle andeks, ma ise kohe ei öelnud, et mina olin see, kes teid kutsus. Aga ma ei saanud teada, et te midagi ei mäleta. Nagu ma üritasin märku anda. Aga ma olen selles kehvapoolne. Ja noh, mul juba selline nägu, mis mind ära annab. Niimoodi on raske midagi varjata, kui nägu annab kohe kõik ära. Ja siis noh, olekski parem, kui mina ei tee mitte midagi ja teie teete kõik ise ära. Millegi? Miks te kutsusite mind? Ega mul nende inimeste vastu ei ole midagi. Las nad olla. Aga no on ju ilmselgelt Elvised, nad ei ole. Ja noh, see esimas on mul neist isegi kahju, aga no nüüd on juba hilja. Sa tahad, et ma nad ära tapaks? Jah, kuksad tere kõik. No kuule, üks inimene ees või taga, no mis see ikka on? Neil ei ole mingit elu nii või naa ju. Olekski parem, kui neid ei ole. Sa oled mind kellegagi see, mina ei ole mõtsukas, ma ei mäleta mitte midagi. Ahaa, just, ongi parem, kui sa sellest ei mäleta ju. Oleks ju noh, ebameeldiv, kui siuksed õudused, mis te teinud olete, meeles viiksid. Ma ei ole midagi õudset teinud. Jah, ja te teete selle asja ära, pärast on jälle midagi meeles. Aga vaat kui hea, te teete seda valutult professionaalselt ja pärast ei mäleta mitte midagi. Ja ma mõtlesin ise ka, et sa teed selle asja ära, et ma mürgitan või tõmban kõri läbi, aga ma kardan, et see jääks mulle meelde. Ja sellepärast te võiksitegi selle ära teha. Ei, ma ei tea, ma pean mõtlema. Mõtlege muidugi, jah. Ei tähendab, mina olen ka mõelnud ja siis ma olen mõelnud, et mul ei ole midagi mõelda, sest ma olen kõik oma mõtlemised ära mõelnud. Issand jumal, nad saavad ju mu näost aru, et see oli mina, kelle pealt ennast maha teinud on. Ma juba kujutan nende nägusi ette.
Lissi, jumal, kuhu sa jälle tormad? Tule, vaatame Ilise salträttide kollektsiooni. Viimane kord, kui sinuga kuhugi tulla. Issand jumal, see oletegi teie. Suudelge mind enne, kui tädi tuleb. Suudelge. Veel. Lissi. 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 Lissi! Vabandage, et sinuga on nii lihtsameelne. Erutub kergesti. Jaa. Näete isegi. Kuulab nüüd läbi mu vanu plaate ja mõtleb igasugu hullusi välja. Jaa, me kunagi pageneme ära ja siis ma senitan teile 20 väikest Elvist, isegi rohkem. Jaa, vabandust, see on meie imede plaan. Teie, siin. Nii et see oli ikkagi valemistest kirjutatud. Ma teadsin seda. Oot, kuule, ei, mis nad räägivad? Ei rääginud midagi, härra tüdruk. See on talle rohtudest või mis ta tarvitab? Jälle teie, suudelge mind! Oli veel parem, kui ma arvasin. Ta tundis. No palju õnne, nüüd tunnevad kõik. Muidugi täde. Ei, sinul oleks parem, kui te keegi ära tunneks. No, ta võib öelda, kes ma olen. Issand jumal, tüdruk on haige. Selliseid käib nii palju. Ma ei tea mida. Mis kurat näed see on? Sul on kurat. Slip sa saad sulle õiguse vahel. Miks sa enda ma ei kasu? Otsas, jah. Issand, kuidas see küll juhtuda sai? Saad sa sinna minna? No, mina ei jaksa enam. See võimatu olla, kui need segasid muudkui sõeluvad seal. Kõik, mulle aitab. Ma annan lahkumisavalduse sisse, aga ega nad tulevad mulle ju järgi otsivad Elvist. Ja siis, kui nad mu üles leiavad, seda tirivad ja kisuvad riietest. Sa tahad öelda, et sa oled see... Jah, olen jah, Elvis, tõeline, ainuke. Aga nüüd ma olen sellise hooga paljunema hakanud, et enam ei saagi aru, kes on tõeline ja kes ei ole ja noh, minul muidugi ei ole mitte mingisugust tähtsust, sest noh, mina tean ju, kes ma olen. Aga teistel, kes ei tea, kes on, neil on raske. Selle globaliseerimise käigus olen ma muutunud üheks eneseosakeseks ja ainult nende pärast, kes otsivad tõelist mind, on mul hea meel, et te niimoodi tulite, sest noh, mis elu see muidu neil selline on. Kas te teed soovite? Ei ette. Mis temaga on? Tema näost on võimatu üldse midagi välja lugeda. Kuidas ta näeb möödas? Kohutav, täiesti kohutav päev. Mulle pakuti $100, et ma saadaksin nüüd 86-aastast vanamutti õhtusöögil, kus ta tähistab 35 aasta möödumist sellest, kuidas ma kohtus Elvisega. Ja kuna ta tahab, et keegi meenutaks Elvist, paluti mind teda saatma. Me oleme jõudnud juba nii kaugele, et mina meenutan mind ja siis kõik need riietest tirimised, kisklemised, rasimised, soeng. Te olete nii tublid ja suudate sellele kõigele vastu panna. Noh, ega midagi hullu ju ei ole, lihtsalt, et vaat, mis inimesed kõik välja ei mõtle. Aga teie kodanik Simpson, kas teile midagi meelde tulnud? Ei, mitte midagi. Kui ma algul tulin, ma teadsin, miks ma siia pean tulema ja mida tegema, korraga mitte midagi. Kas tõesti? Kui ma peaksin kuhugi tagasi minema, ma ei oskakski kuhugi minna. Ma leidsin. Mäletad, kui ma ütlesin, et ma olen teie pildiga siin ajalehes läinud, on ja tihti ma ei või
päris täpselt teada, kas ma olen midagi näinud või siis ma soovisin seda niivõrd, et ma juba arvasingi, et kõik on päriselt nii. Seekord vahest nüüd langevad need kaks asja kokku ja nüüd ongi nii. Siin on see ajaleht, kus on veel pilt sees. Miks te keerutate? Tehke ajaleht lahti. Ja, teeme lahti. Palun. Oodake, ma ei tea, kas seda on ikka vaja. Vaja teada, kes ma olen. No just, võib-olla te teete ajalehe lahti, saate teada, kes te olete. Aga see ei meeldi teile ja te hakkate kahetsema, aga siis on hilja juba. Kahetseme seda, kes ma olen. See on jabur. Oota, te tahate öelda, ma niisama mitte millegi pärast otsin üles ajalehe, kus on teie pilt sees, et me vaatagi seda. Ei, ma vaatan ju. Igatahes praegu on rohkem valikuvõimalusi. Aga las kodanik seltsi ise otsustab, kas ta vaatab või ei vaata. No, te olete seal üsna tagapool. Mis see tähendab? See on teie lehekülg. Välja lõigatud ju. Keegi on teid sealt jah välja lõiganud. Kust te siis teadsite, et see on mina olin? Muidugi ma teadsin, ma ei ole ju selline, kes lihtsalt mõtleb asju välja ja räägib, et nii oligi ju. Aga võib-olla ongi nii parem, teate küll ajalehtedes kirjutatakse ju igasugust jama ja võib-olla siis te loete läbi ja oletegi ise, kes te ei ole. Kes siis välja lõikas? Siin, miks sa mind välja lõikas? Ma ei lõiganud teid välja seal. Aga kes siis lõikas? Uskuge, ma ütleks teile, kui te ei tea, kes te olete. Te hullutate mind. Te ei või lihtsalt jääda. See ongi kõik, on ju. Ma tõesti ei tea, kes te olete. Midagi peab rääkima. Muidugi räägite, ise ei tee midagi. No, minna homme sinna raamatukokku ja vaadata, äkki seal on see leht olemas. Ma lähen ise. Oi, aga vabandage mind nüüd, mul on vaja veel õhtusöögile minna. No see on juba jäik, see lausa alandab, kui odavalt nad mind maha müüvad. Ma lähen suitsetama, kas te annaksite ühe... Mul on ainult juuksevaa. Hea küll, ma suitsetan niisama siis. Las ta öelda. Palun, öelge tee, mis minuga toimub. Ma kogu aeg teadsin, mida ma teen ja korraga lihtsalt midagi. Aga ehk te olete siin varem käinud külaliste raamatuäriga, saaks teid üles leida. What? Aga selleks on teie nime vaja teada. Jah, muidugi. Oota, aga kes nemad on? Elvised? Ei ole ju. Miks te seda arvate? No ei saa olla kolmekesi üks inimene. Miks mitte, kui keegi arvab, et ta on Elvis ja mitte keegi teine, siis ma arvan, et ta ongi Elvis. No, sa tahad öelda, et või noh, ma ei saa nüüd aru. Nad on nagu näitlejad, kes mängivad Elvist, aga tegelikult nad on midagi muud. Ei, nad ei ole midagi muud. Kunagi võib olla leida, aga sellest me ei räägi. Parem kui teiega ei räägi. Nad on siis, või tähendab, üks nendest võis olla näiteks arst, kogud marke, minna naise ja lapsega suvel reisile, siis üks hetk lihtsalt... Ja siis ühel hetkel te jõudnud enam kõike teha ja ei teinudki, sest nii on neetult raske, kui kõik kogu aeg nõuavad, et sa teeksid seda ühte ja sama asja ja teeksid seda veel rohkem ja rohkem. Aga kuidas teha seda siis, kui see ei ole mitte arst, vaid Elvis Presley? Ei ole ju. Miks ei ole? Kui te enne ei olnud, siis mind järsku on. Lihtsalt on. Sama hästi võiks kes tahes. Aga miks te siis ei ole? Ma ei mäleta oma nimegi. Homme ma lähen sinna raamatukokku ja ma otsin selle ajal üles. Ma sosistasin teile kõrge kõige kaunema võimaluse. Aga see ei... Kodanik Silpson, kas teil tuli midagi meelde? Jaa! Issand jumal. Mis teile meelde tuli? Mulle. Ei. Aga te ju karjatsite, ütlesite, et teile tuli midagi meelde. No, tõesti. Ei ole. Näete, te karjatsite nagu siis, kui te ütlesite, et teile meenus midagi. Te ei näinud siis midagi? Ma kuulsin ju, kuidas te karjatsite. Kuulge, see, et mina midagi ei mäleta, ei tähenda, et ma veel kurt oleksin, on ju. Kodanik Silpson! Oi, joh. On teil midagi meelde tulnud? Olete järele mõelnud? Jaa. Mis teil meelde tuli? No, seda, et ma olen midagi teinud, mida ei saa enam muuta ja see süü käib mul järel. Nii et te võtate nad ette, jah? Ei, te arvate, et ma suudaks kedagi päriselt
tappa. Teie oma oskuste juures kindlasti. Ei, ma pean mõtlema veel. Mis asja? Enam ei saa oodata, ma olen peagi paljastatud. Miks teile see meie kodanikul magada? Mõtlesin, et ta tuleb äkki pidi meelde. Võib-olla siis hommikul. Madrid. Ega te maga? Ei. Kas te kardate magama jääda? Ei, miks? Kardate, kelle tuleb midagi meelde, et endad ei suuda meenutada? Mida? Seda me oleme kohtunud. Me oleme kohtunud. Alguses, kui te tulite, siis te ju tutsite vara. No jaa, ma arvasin, et te olete mu sekretär, aga kui te ütlesite, et ei ole, ma ei tunne teid ära. Kas te olete tõesti meil midagi? Aga teile? Mina olen teid teinud. Kus siis? Me kohtusime ühel järvel. Taevas oli päikeseloojangust terepunane nagu veri. Teil polnud kindaid ja te surusite oma käed minu mantitaskutesse. Jää oli üsna õhuke ning liuksis me sabast õru. Kas teile tõesti minu midagi? Ma olen süüd. Aga mina tunnen hoopiski teie külmi käsi oma mantitaskutes. Siis seal te küll sellist juttu ajanud. Ja kui te isegi midagi mäleta, siis te võiksite seda uskuda. Öelge siis, kes paneb. Seda ma ei saa öelda. Ma ei kuulnud. Siis ei kuulnud, kui me koos kõndisime. Siis teie olete teisel pool jääd. Kuidas me saime koos olla, minu käed, sinu käed mantlis igatahes, kui mina olin teisel pool jääd. Ega see ei loe, me olime koos, me isegi suudlesime. Jää. Ärge selle jää pärast muretsege. No, seda ma mäletan. Teil on nii külmad käed. Kuhu te... Oma tuppa. Oota, äkki meil tuleb veel midagi meelde? Kas sa näed, mis kõik välja ei tule? No eks seda võib kohe näha. Arvad? Mis selles muidu siia tuli? Ja. Küll ta teadis, kuhu tulla. Kindlasti teadis. Ta tahab ennast lihtsalt huvitavaks teha. Mis räägib, et ei mäleta midagi. Eks ta ole nagu meiegi. Vaiksed ja salapärased. Ikkagi tuli. Ma teadsin, et sinu peab pikkel olla. Vaata, nii vähe, kui me peaksime kokku hoidma. Sest meid on ikkagi liiga palju. Just see saar, mida ta segis tähe. Aga no, oleks see mina, sina onju. Siis meil võiks muidugi veel rohkem olla. Aga no teda on küll liiga palju. Tema ei ole ju Elvis, imelig, et ta sellest ise aru ei saa. Kus ta räägib, et on? Kui see nüüd räägiks. Mis siis veel? No vaata, kui ta nii kindel on, et tema lõpuks üksi on, no siis ta on järelikult sellega juba arvestanud, et neid enam lõpuks ei ole. Issand jumal, äkki ta vist ette jõudnud. Ma üldse imestaks, kui ta arvab, et meie oleme siin ainult selleks, et kui keegi tuleb Elvise järele, siis ta saaks meid seda ette lükata, et teda ennast kätte ei saa. Mul on hirm. Ma kardan ei surra, et keegi tead, see oli mina. Kõik arvavad, et see oli tema, aga see oli mina onju. Ai, see võib kohe juhtuda. Nüüd me peame olema valvel. Näitame, me mitte midagi ei tea. Ja siis kõrvaldama. Jah, mul oli kodanik Slipsoniga kõik räägitud. Temaga? Kuigi ta kahtleb enese. Milles? Enese. Ta kahtleb sellepärast, et ta nagu, ei tea, kas ta on vaata. Aga nagu ma mõtlesin, et kui ta tuli, ju siis ta on onju. Aga no nüüd ta enam ei näe sest mitte midagi. Aga võib-olla ta lihtsalt mängib. Ma mõtlesin ka algul mängib. Oota. Äkki sina ei kutsunudki kodanik Simpsoni? Mis asja, muidugi kutsusid. Ja kutsusid ja, aga võib-olla kutsus tema ka. Kutsus enne, kui oli veenvam. Issand.
issand jumal, nüüd on minust kõik teada ju. Nüüd sa pead mõlemad ise kõrvaldama. Kuidas? Luminaaliga. Issand jumal, ma olen jälle kõik sassi enne, kui ma midagi tegema. Me oleme seda asju üks tablett ja nii kerge see ongi. Kas te olete kodanik Simpsoni näinud? Ei! Mis teiega on? Minuga? Mitte näinud. On teil paha? Mitte rohkem kui tavaliselt. See on nõust täiesti raks. Ära tule lähemale! Juhtus midagi. Ei midagi erilist, ta lihtsalt kavatseb meid kõiki mürgitama hakata. Kuidas? Luminaaliga. Ma ei vasta seda, ma ei ole 3 päeva sellepärast mitte midagi söönud. On see tõsi? Jah. Palun andke need siia. Aga mul ei jäänud midagi muud üle. Lihtsalt tulete mulle ette. Andke see siia. Ei, ainult mina võin enne seindat ära võtta. Te ei saa mitte midagi. Võtan enne seindat ära, siis te vaatate ise, kes te olete ja kuidas te hakkama saate. Ärge laske tal seda. Ärge karke temaga ei juhtu mitte midagi. See lööd kõhu lahtisti. Kõhu lahtisti. Teate, nii raske on, kui kõhus pitsitab. Nüüd hakkan minema, muidu ma jään veel bussist maha. Mis kell sa tuled? Peale 5? No täna läheb paberitega kauem. 7 siis? 7 ma vast jõuan, jaa. No sa võid ka hiljem tulla. Ei, 7 ma jõuan. Paar kirja ma läbi vaadata. Kui sa iga päev neid vaatad, siis miks sa täna kauem pead vaatama? No täna on rohkem kirju. Mida nad sulle kirjutavad? No ega nad mulle ei kirjuta. Miks sa ei saa öelda? Sa ju tead, et ma ei saa. Aga mina tahaks ka teada, mis kirju sa loed. No, kirjad on kirjad ikka. Miks ma ei või teada, mis tööd mu mees teeb? See on töö nagu ikka. Aga mida ma pean teistele ütlema? No kellele teistele? Neile, kes küsivad. No kes küsib? No ükskõik, kes võib ju küsida. Sa ütle, sa ei saa öelda. No jaa, ma ütleks, aga miks ma ise ei või teada? Lihtsalt ei saa. Siis 7. Ja ma hakkangi minema, muidu ma jään tal maha.
minu meelest imelik. Mis on imelik? Et nagu mitte midagi ei ole juhtunud ja nüüd on nagu korraga juhtuma hakanud. Jah? No mitte, et ma ütleksin, et asjad hakkasid juhtuma just siis, kui tema tuli, aga asjad hakkasid just siis juhtuma ja me ei tea, mis juhtuda võib. Mis siis veel võib juhtuda? Ei no, seda ma ei tea, aga ma lihtsalt mõtlen, et kuidas sai tema, kes mitte midagi ei mäleta ja pole varem siin käinud, kuidas ta sai siia tulla? Kas see häirib teid? Ei, no vastupidi, see on imetlusväärne, sest noh, minul ka tegelikult ei ole ju mitte midagi meeles peale selle, kes ma olen. See on väga kena. Ja kui mul isegi peaks meelde tulema, siis see võiks hakata segama mind nagu teda hakkas. Keda? Ei kedagi, vabandust. Ma olen kodanik Slipsoni vaadanud ja mõelnud, et juhul, kui talle peaks meelde tulema, kes ta on, et siis kas mina... Juba tagasi, kas raamatkogu oli kinni? Ma ei tea. Te tahtsite suitsida? Käisite? Jaa, käisin. Kas te nägite seda lehte? Jaa, mul tuli kallale. Issand jumal! Jaa, ei, ma sain tulema. See raamatu saalis, ajalehtede saalis, ma mõtlen. Riiulti vahel, ma sain kohe aru, keegi on seal veel. Jälgib. Mingi monstrum, detallis suurte hammastele. Kui ma selle ajaloo üles leidsin, hakkasin seda avama, hüppas ta mulle kallale. Viskisin ajale minema, hakkasin ära jooksma ja ei vaadanud, kuhu ma jooksin, peaga vastu riiuli. Siis kui ma seal riiulti vahel ärkisin, see ajaleht käes, see sama leht. Ja see lehekülg? Ma tegin selle lahti. Vaatasin mõlema poole. Tühjus. Oled sa peetanud? Ei tead, ei ole. Ma kogu aeg kartsin, et mul tuleb midagi meelde, mida ma kahetsen, et see süügib mul järgi. Aga nüüd, kui ei ole mind, mu käsi, suu. Aga on ju käed ja jalad. Need on ju sinu silmad. Jaa, on küll, aga midagi on nagu veel. Ma ei tea nüüd, mis. See ei ole. Aga kas enam te ei maga? Nagu väga täpselt ma kogu aeg nagu arvasin, et ma magan, aga undi, ma magasingi kogu aeg, et undi näinud. Aga ei, nüüd ma olen ärkel ja tunnen, kuidas sinu käed on minu mantli taskutes. Jah, milleks ennast piirata. Nüüd ma tean, miks ma siia tulin. Ja mina tean. Suhul ei kuidagi... Ei, see peabki olema nii. Vabandust, me võime hiljem ka tagasi tulla. Tunne. Kas te olete raamatuga küsinud tagasi või? Jaa. Ärge kohe öelge, kas te olite seal lehes või olnud, siis oleks kõik juba ära öeldud. Alustame sellest, kas te läksite sinna jala või trammiga? Mina arvan, et te läksite jala, mul õigus. Või siiski trammiga. Ma ei saa oleks läinud trammiga, aga teie puhul ma oletan, nagu miks, et te läksite jala. Sest et noh, trammis on umbne ja noh, tee pole pikk ka ja trammis on inimesi hästi palju ja nad on tihtipeale olles vastikud. Mitte, et ma arvaks, et teil inimestust midagi oleks, ei. Aga te läksite sinna siiski jala, on mul õigus? No jaa. Jah, selline. Teie huulega on... Ei ole kõik on hästi. Öelge välja, miks te tulite. Mis küsimus see on? Mul on tunne, et te kõik, ka sina, te kõik teate midagi, mida mina ei tea ja nüüd ma nõuan, et see mulle ka öeldaks. Olgu, kodanik Slipson tuli minu juurde. Teie juurde ja te teadsite seda? Teadsin. Ma mõtlesin juba, et teie, aga mis asjus? Ikka mehed tulevad oma naiste juurde. Mul on nii hea meel. Mis teiega on? Ma ei tea. Ma pean minema. Teil on nii vahvad jalad. Jääte aga minu. Ekstaas, jah, see on ekstaas. Ma olen seda ikka alati tundnud. Mõned tunnevad ja on elus ja tunnevad päriselt kõik, et teised
mõned mehed tulevad oma naiste juurde, aga mõned ainult lähevad. On sinu kõik korras? Ja muidugi, mis sa küsid? Sa tundusid näiteks nii veel, kas midagi on juhtunud? Ei, kõik on nii nagu ikka, isegi paremini. Ma ei tundnud sind hetkeks nagu ära. Ma ju tean sind juba tükk aega ja sa tunned mind, aga korraga sa olid midagi muud. Mina? Ei, ikka mina olen. Nii, okei, ma siis vist vaatasin valesti. Ju vist. Aga võib-olla vaatan ka. Vaatasid küll. Ei vaadanud. Vaatasid küll valesti. Okei, kui sa ei taha seda endale tunnistada, las ta siis olla. Mida ma pean sulle tunnistama? Ei, minule sa ei pea mitte midagi tunnistama. Kui siseni ei ole, siis las ta olla. Pole vaja siis üks väiksuse pärast kohe ärritada. Kurat, ära käperda! Hakkas! Mis sul endal hakkas, mis asi mina muud olen siis? No vaata, sa oled kogu aeg nii krõmsus, sa kondi nagu nüüd ma nägin sind hoopis uues valgus, sa ei olegi kondile vaid lausa. Hea selline ja sportlik ja kindlasti jookse hästi, vaata, kui me siit praegu jooksma hakkaksime, sa teeksid mulle mitme ringi ära. Ei, see oleksid lõpus enne, kui ma alustatagi jooksin. Lõpeta ära! Ma lihastega suutsid kangi tõsta või püssi lasta oma täpse käega, nagu sa oleks, saaksid kindlasti pihta, aga samas, kui sa oled hea jooksja, siis miks mitte jalgpallur ründaja, keraksid pallile mind sisse, laadaksid otse ära nurka ja siis kõik tuleksid ja kisaksid ja karjutaksid ja suudleksid Ei sinna. tule! Jah, see on sulle vastik, sellepärast sa oma metslase jõuga raksatki neile vastu hambaid ja ribides, et neil tuleks mind rohkem käppima. Siis saad punase kaardi, sa pead mängust ära minema ja kui nad ütlevad sulle, et sa võid tagasi tulla, sina ei tule. Sa ei tule, sa ei ole mitte ühtegi väravat, nüüd tuleksid käperdama. Tead, mul on tõsiselt hea meel sinu võimsa sportlase karjääri üle, mis on kahjuks ära jäänud. Tõesti kahju. Sa näed ikka väga imeline, sul endal on korras kõik või? Nii et sa märkasid. No jaa. Ma olen nüüd ikkagi tähele pannud, et ma ei ole see, kes tavaliselt. No ma pidasin silmas, et sa oled nagu närviline. Närviline, just närviline, ma ei ole kunagi närviline. Ma olen alati suutnud säilitada ennast rahu, seal kus mõni teine mees läheb närvi või tuleb kätega kallale, seal olen mina suutnud pidada pausi või rääkida mõni nali, see ju mõjub alati, aga nüüd läheb see nii närvi, kuidas sina tugev muhtlid mees mitte midagi aru ei saa. Kuidas ei saa? Istud siin ja arvad, et kõik on nii nagu alati ei saa aru, et sa oled midagi muud. No kuidas mina midagi muud olen, kui sina oled närviline? Me mõlemad Mina ei ole. oleme. Oled küll, kui närvis sa oleksid. Tead mis? Lähme teeme suitsu, mul on. Mida sa arvad, mida see mees Lipson siit taga? No muidugi mina mõtlesin ka alguses, et miks ta tuli, et mis nad siia asja ja ma vahepeal ei julgenud isegi ajalehe kioskisse minna, kuna ma kartsin, midagi juhtub, aga ei juhtu. Ei juhtu jah. Kurat, mõrtsud, kui ma tunnen kaugelt ära. No ja siis sa kuulsid, kuidas ta ütles, et kodanik Lipson tuli tema juurde. No näed. Ma olen alati tahtnud, et kodanik Lipson tuli minu juurde. Sa ju näed, kuidas ta mind vaatab ja kuidas mina teda vaatan, aga nüüd, kui ta ütleb, et see kodanik Lipson, keda ta ootas ja kes tuli tema juurde, siis palun ütle, miks tal peaks nüüd veel meid vaja olema. Oota, sa siis arvad, et ta laseb meid? Ja, ma küll laseks. Kui see tõesti peaks nii olema, siis neil ei ole ju õigust. Me peame neid kaitsma, sina ja mina, meie koos, me anname vastulöögi esimesena ja me oleme tugevamad tast. Juhul, kui ei ole hilja. Mis pole hilja? No äkki me olemegi juba surnud. No ma arvan, et ma oleks midagi tundnud või midagi märganud, kui me surnud oleks. Aga tead, siuksed mehed teevad seda nii kiiresti, et sa ei saa arugi, kui kõik juba läbi on. Ega ma nii aegnud ka ei ole. Nii kui ta tuleb sealt uksest sisse, ilma et ta saaks mitte midagi öelda, vajuta. Jah, vajuta, sest meil on siis sama palju õigust olla kui temal. Rohkem, meil on rohkem õigust. Jah, nii ei saa, kui kõik kogu aeg tulevad. Alati on keegi üle. Alati. Me tahame selle õige ja algse Elviseni välja jõuda, siis me ei saa niimoodi karjakesi minna. No just. Tuleb. Vajuta! Kes siin lasi? Mina. Ta on nii kirglik jahimees. No kunagi see pidi juhtuma. Pange see ära. Ei. Nüüd on meile kõik selge. Jah, kui mina pean surema, siis teen ma seda ise. Teie ei ole mulle oma käsi külge. Kas te peate surema? Me kõik sureme. Jah, hakkame kohe praegu pihta. Teeme prooviks, see on esimene. Kus ta on? Kes? Tema. Ma olen siin. Andestage, et ma teid algul eksitasin ja aru ei saanud, kes ma olen. Teie! Siis ma tõesti aru ei saanud, aga nii nagu teie mind meenutasite, tuli mul meelde. aga
väga hea, mina. Kuidas saate teie siin meiega? Vajuta! Siin ikka oma kodus. Vajuta, ma ütlesin sulle! Vahepeal peab ära käima. Kas sa ei kuulnud? Vajuta! Vabandust sellise väikse asja pärast, aga juhul kui nüüd teie olemas olete, siis kas meie või siis kas mina võiksin ka jääda? Loomulikult. Mina, mind ei sega. Kuulsid, mina võin. Et sa võid ka jääda, ei vahva. No kuidas me nüüd hakkame siin nüüd kõik olema niimoodi? Elust ja tervisest pakatavad nii nagu alati, on ju? Või siis alati elus, alati kohal ja pused punased ja elama, sest meie veri ninnast väljas või hakkame kuidagi teistmoodi olema. Tead, mis vahet, seal on pääsed ikka elama, on ju, see tuleb meil ju nii hästi välja. Mul küll tuleb nagu, siis ei tule, on ju. Ma olen alati teadnud, kes ma olen, aga muidugi, kuidas ma siis ei tea. Nii kui ma hakkasin Elvis olema, sain ma aru, et mina olen see päriselt, et ma olen näinud ja ma nägin teda ja kui ma nägin ennast ja ma sain aru, et see, keda ma nägin ja see, kes ma olin, et see olengi mina. Aga siis hakkasid teised tulema ja oli kohe aru saada, et nad ei olnud midagi, aga küll nad sellest aru saavad, kui ma räägin neile, mis ma nägin. Räägite tõesti väga hästi. Räägin jah, aga ma ei tea, mida ma räägin. Ma räägin selleks, et te hakkaks mind vaatama, et kas ma sükene olen, kellel midagi öelda ei ole. No küll öelda. Nende siia tulekut mul polnud mitte midagi. Ma läksin õhtul trepist üles ja nuusutasin, kuidas koridor käib naabrite toidu järele. Siis ma läksin oma külma tuppa, kus polnud kedagi ja mind ennast polnud ka kunagi. Ma alati tundsin, et elu on kuskil mujal ja ma alati vaatan kõrvalt ja mööda ja nuusutan. Aga siis, kui ma tulin siia ja olin see, kes ma rääkisin, et ma olen ja te olete mind kogu aeg oodanud, siis ma tundsin, et ma olengi elus ja ma olengi see, kes ma pean olema. Ja kui ma räägin, et ma nägin Elvist, siis ma ainult räägin. Midagi ma ei näinud. Ma pole kunagi arvanud, et kuskil on olemas üldse Elvis. Aga nüüd, kui ma vaatan, et see, kellest ma räägin, et mina olen ja kui ta seisab siin ja ma vaatan teda, kes ma pole mitte kunagi olnud, siis mul on tunne, et ma pole ka kunagi elanud. Ongi kõik. Kas keegi saaks mu kokku pühkida? Nii kahju on endast. Ma lähen tunnen ja. Ärge nüüd teie mõlemad üldse. Ega teda siin ei ole? Ei ole, aga mina olen. No ma näen, et teie olete. Mina olen ja teie olete ja see on tegelikult hea, et me niimoodi kahekesi jääme. Jah, ja miks? Me oleks pidanud juba ammu rääkima. Muidugi ma ei taha olla pealetükkiv. Jaa, muidugi. Jah, millest sa rääkida tahtsid? Ma mõtlesin, et äkki tahate teie rääkida. Millest? Sellest, mis meil on. Mis meil siis on? Teie. Mina? No jah. Vaadake, mina teadsin juba algusest peale tegelikult, kes te olete. Ma olen seda alati teadnud. Te olete täpselt selline, nagu ma arvasin ja see teeb mind lihtsalt nii õnnelikuks, kui ma mõtlen, et mina ise olen teid välja mõelnud. Jah, ei pea midagi ütlema, ma lihtsalt... Teate, mis te võite tegelikult selle täiesti ära unustada, teil on muidki mõtteid. Parem on lihtsalt, et see jääks meie kahe vahele. Aga ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et juhul, kui me peaksime kahekesi jääma, et siis teaks, et... Ära lase neist ennast segada, nad on sinu tulekust lihtsalt nii erutatud, nagu ma isegi olen. Jaa. Ma olen seda hetke nii kaua oodanud, kui saame kokku sina, Elvis ja mina, Elvise naine. Kes te olete? Mida? Kes te olete? Kas te ei tunne mind ära? Ei tunne. See olen mina, sinu naine. Ei ole. Olen küll, sina oled siin, Elvis on siin, mina olen siin, sinu
kõik on koos. No, ma näen, et te olete naine, aga ma ei ole kindel, et te olete minu naine. Kelle oma ma siis olen? Ma ei tea, te olete kuidagi võõras. Ma olen ise endal ka võõras. Kuidas te saate öelda, et te ei tea? Nüüd, kui te olete siin, olete see, kes te olete. Ma olen seda kogu aeg teadnud, et mina olen mitte kellegi teise kui Elvisi naine ja saan seda olla alles nüüd, kui teie olete Elvis. Ja nüüd, kui sa tuled, siis ei tule mind ära. Ei. Ja te mäletate, kuidas me kõndisime jääl. Sinu käed olid minu. Ei olnud minu käes, jääl oli. Sa oled ju Elvis. Olen, aga see kõik on teistmoodi. Midagi on puudu. Midagi ikka nagu, miski kisub meid. Ja ei lase lahti. See süü, mis oli, on ikka veel ja mina ei ole, no siin on, ma ei saa idata. Mina ei ole mina ja sina ei ole. Hallo, kuulete jah? Ma sooviksin teie restoranilt kogu paketti. Jah, homseks jah. Kindlasti veini, punast ja valget. Soolase osas võiks olla, midagi kergemat, et külalised ära väsiks. Võiks olla näiteks salatiks võiks olla avokaado, krevetisalat, kindlasti siis karlimandleid, prosciutto, viilud, meloniga, siis aprikoosi siniaitusjuust võib ka kindlasti, jah. Puuviljadest võib panna kõik peale kiivide. Ja muidugi lilli ka, jah. Tore, jah. Üks asi veel, tegelikult ma olen vaadanud, et teie kellerid on sellised kenad, viisakad, isegi intelligentsed, aga samas mõned on sellised, mis ma ütlen, kraed võidunud, isegi matslikud, et oleks tore, kui te nad kõik ise isiklikult üle vaataksite. Jah. Kena. Vabandust, ma lihtsalt tahan, et kõik oleks perfektne. Jää! Mul ei ole käsi, jalgu, suud, ma ei saa hingata. Mis sa räägid, sul on ju suu ja sa hingad? Ei ole minu suu. Minu venna oma. See ei ole sinu venna oma. On küll, ma nägin seda kõike. Sa ei tea, mida sa räägid. Ja küll, ma nägin unes seda. Ma nägin. Unes? Ma nägin, kuidas mees koputab mustale aknaruudule. Naine laseb ta sisse. Mees tuleb, võtab saapad ära, aga jätab mantli selga. Sest et voodi on külm. Mõne aja pärast on kuulda, kuidas voodivedud vinguvad. Mees tuleb ära sealt ja algul ei leia saapaid üles. Siis leiab läheb. Nii jõuab sinna naise juurde palju mehi. Peamiselt käib mees, kes ei leia saapaid üles ja üks teine kutt, kes jätab hoopis saapad jalga. Mõni aeg ei saa naise juures keegi käia, siis naine jääb haigeks. Nutab ja oksendab. Ning see poeg, kes sünnib, oli läinud juba vahetusse sellega, kelle naine oli jätnud teise linna otsa, kui ta oli terveks saanud. Sellest ei saanud aru ega naine ega arst. Arvad, mina ja mu vend saime aru, et meie elud on vahetusse läinud. Mina elan tema elu. Seal jääl, kus me kõndisime, seal olid sina temaga. Ja mina olin teie vahel seal jää all, nagu kogu aeg olen olnud. Ma raidusin jääkamakaga, venna käed, jalad ja suu küljest, ja klepisin endale külge, et sinuga koos olla. Anna mulle andeks. Ma ei saa ju seda. Tõuse püsti. Ütle, et sa ei jäta mind. Jumal, muidugi mitte.
hetkeks tee mõlemad. Ma loodan, et teil on hea leel, kuna ma olen teinud teie tuleku puhul mõned korraldused. Mis tuleku? No vaadake, meie teame, et te olete tagasi, aga need, kes ei tea, et te olete tagasi, nende jaoks te peaksite, noh, just nagu uuesti korraks tulema. Oota, mis asja? Kuhu? Ei, teie ei lähe kuhugi, nemad ise tulevad siia. Siia? Aga te võite öelda, et te olete tagasi. Ei, ma ei ole tagasi. Aga olete. Mul on kõik kutsed ka saadetud juba. Mis kutsed? No, te küll, mis teate, väiksme ringkond, no muidugi press on ju, peaminister, klubiliikmed. Algus on pressikonverentsis, peale seda teie vastuvõtt. Ma ei lase mitte kedagi sisse. Uksed või fucking aknad löön laudadega kinni. Mis tal on? Me võime rääkida kõigi inimestele, et nad ei tuleks. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Tere, kallis! Sina? Mina? Kas sa ei rõõmustagi? Miks sa mind ei suudle? Ma olen nüüd ju tagasi. No vanasti sa küll suudlesid, vanalipu. Miks sa tulid? Mind kutsuti. Keegi pole sind kutsunud. Ma sain ju kutse, et Elvis on tagasi, pidulik vastuvõtt, pressikonverents. Mõtlesin, kui Elvis on tagasi, siis ma ju peaksin kohale tulema või mis? Mida sa tahad? Ma tulin koju. Ma vaatan, sa oled siin meil kõik kenasti korras hoidnud ja eriti meeldib mulle muidugi see Lipsu ja Margi kogu. Siin on nii kena mälestus, jah. Aga mis see sissepääs sul maksab? Mis ma maksan? Või mulle on tasuta? On või? On või? Kuule, mida sa irvitad mulle? Räägid minu mälestusest, nagu ma oleksin surnud. Ma ei ole ju surnud. Sa ei saa lihtsalt ära kaduda ja siis tagasi tulla, kui keegi on sind nii vaja. Näe, saan. Ja ma tulen ka pressikonverentsile, sest teate, mulle on pressikonverentsid väga meeldivad. Ja mulle meeldib ka lihtsalt sitta keerata. Vaat olen kohe selline. Või sina ei oota mind või? Oled sa mind üldse kunagi oodanud? No muidugi. Sul on ju mind terve kollektsioon. Ta on nõus just. Kuule. Kus? Lõpeta! Ma ei saa, see on sul nii naljakas. Kuule, palju sul need on? 4 või 5 või 10 või 100 või? Kuule, igale poole, kuhu ma käin vaatama, näen, et kõik on nii rõõmsad ja nii uhked. Ainult ma ise olen endast väsinud. Kuule, veel, mis teil on mingi pesa seal kuskil? Mida, kus on nupp? Tere vend, jah. Pole ma näinud. Vist mitte kordagi. Ai. No kuidas sulle siin meeldib siis, päris ubane vist, lahke naine on meil ja muidu ka vist päris tore. Meeldib, meeldib. Muidugi meeldib. Kahju ainult, et ma ise pole sellest kunagi aru saanud. Et ma arvasin, et ma saan, aga siis mõne korraga enam ei saanud. Et ma olen kogu aeg teadnud, et ma olen midagi suurt ja ma läksin sellele järjest lähemale. Mina. Elvis Presley. Ma ronin üles välja. Kõige kõrgemale, kus keegi pole kunagi olnud, sest mitte keegi ei ole mina. Ja ma lähen sealt ülesse ja siis ma lähen sealt veel edasi. Ja siis tuleb juba päike vastu. Ma olen jõudnud kõige kõrgemale ja siis ma plahvatan ja siis ma suren. Aga ma ei plahvatanud. Plahvatus küll toimus, ma surin, aga ma ei tea, miks ma olen ikka edasi. Ma olen surnud, aga ma olen ikka edasi. Ta kohe mitte ei sure, mis ta teed? Kuidas sulle siin
meeldib, oled esinud, ei ole esinud. No millest? No sellest, minust, Elvisest. Aga ma ei ole. Kuigi ma pean sina Elvis Presley olema, ei ole. Traagiline lugu meil. Üks, kes on surnud, ei ole surnud, teine, kes peab Elvis olema, ei ole seda. Teda alati on keegi üle ja alati keegi tahab Elvis olla, jah? Mina ei taha. Olen, aga ma ei saa. Sa oled, sa ei saa. See on minu majas ja sa oled minu naisega siin, jah? Mina ei ole sinu naine. Sa arvad, kuna ma olen Elvis, siis ma olen sinu. Aga ma pole seda kunagi öelnud, siis ma teadsin alati, et sa oled surnud. Surnud. Kuule, sina nii ei targuta meil seda. Aitab. Lähme, olgugi, et ma olen elanud sinu elu ja ma ei saa olla see, kes ma tahan, mis siis. Lähme. Oota, kus te niimoodi lähete siis? Kas ta lehti ei loegi? Mis lehti? No päevalehti. Tuleb ikka ennast kursis ju hoida. Vaatame siin. Ohoh, siin on midagi sinust. Niimoodi on ikka halb ära minna, kui ise surnud oled. Mida sa vaatad? Et ma olen ikka mölakas. Olen jah. Ennast vaatan. Ma ei ole ikka varem vaadanud. Ma ei saanud. Ma kogu aeg nägin, et mul ei ole käsi, jalgu ega suud. Ma ei saanud hingata, siis ma teadsin, et see ei ole minu suu. Ma kunagi ei tulnud selle peale, et see võiks olla sinu suu. Sinu käed, jalad. Ma kogu aeg teadsin, et ma olen üksi ära vahetatud, elamas kellegi teise elu. Ja nüüd ma näen, et hoopis sina oled ära vahetatud minuga ja oled surnud. Aga ei ole seda, sest et mina olen. Ja nüüd sa ei ole enam üksi ja mina ei ole ka, sest et me oleme koos. Kas sa näed neid? Jah, ma näen. Ongi kõik. Elvis. Ja. Palun vabandust meile siin. Kas see need asjad asi kordada, et saaks rohkem aega? No sul on teiega kohtuda. Minul samuti. Kas sa oled ümerikus valmis? Jah. Kena. Ma olen nii kaugele kohtumist oodanud. Teid ma võin karta. Meie jaoks on teid surematu. Kui teha peaks minust siin ka välja tulema, siis saate teada. Aga teie lahvate ole mees. Jaa, muidugi, ma võtan ainult oma kingad. Üks asi. Võiks? Jah, ikka. Aitäh, las ise kodus olla. Lähme nüüd. Aga kus ma ei leia, ma teist? Asjad, võige palju olla. Oota. Inimesed on ukse taga, ma lähen lasenud sisse. Ühesõnaga, alustame pressikonverentsile. Olen nii kohal, Elvis ja tema naine. Ja. Kummaline, et ma sellest korra aru ei saanud. Käisin tööl, lugesin kirju, mida ma tegelikult ei lugenud. Ei suutnud sulle kunagi öelda, mida ma loen ja kes olen mina ja kes oled sina. Nüüd ma tunnen, kuidas verepäiki söölitab läbi jää, mis tõmbab tohutu jõu. Jääd ei ole. Ei ole, aga see ikka tõmbab. Midagi ei ole, oleme ainult sina ja mina, kes oled Elvis. Jaa, Elvis. Aga mida nüüd sellega peale hakata? Tõesti ei tea.
kaduda võis? Siin oli enne üks maja. Te ei tea, kus see majas kaduda võis? See on üks suur maja. Ei ole näinud ühtegi maja. Kas te tõsiselt ei ole näinud ühtegi maja? Nii. Olgu. Aitäh. Lisi, ta on siin. Lisi. Issand, me oleme teid igal pool taga otsime. Kus te olite? Kõik räägivad, et te olete tagasi. Jaa. Suudelge. Love me tender, love me sweet, and